miks ma kunagi ei stressa, isegi kui ma vahepeal töötan iga fucking tunni päevast. Ma tean, mis ma parasjagu teen. Ma ei pea pabistama, ma tean, mis järgmisena tuleb. Üks kohtumine, üks üleandmine. Õhtul lähen hambaarstile, mis mul oli siin vahepeal lepitud, nüüd helistasid, ta ei tule. Aga tundub turul nüüd möllamist juba rohkem. Eile mul oli järjest siin hommikust õhtuni kohtumises. Ma käisin 4 visiidil 2 objekti näitamas. Esmaspäeval oli ka üks kohtumine, 2 näitamist ja üks notar. Et toimetamist nüüd juba on. Pole 4 aastat hambaarstil vist käinud. Ma ei kujuta ette, mis seal täna tehakse. Veits pabistan. Davai, ma annan sulle 2 produktiivsuse tippi. Kõik stress ja asjade edasi lükkamine tuleb sellest, et see ülesanne, mis sul kuskil to-do listis on, tundub liiga keeruline, et sa kohe suudaksid selle ära teha. Või sa ei tea, mida just praegu teha, mis just praegu kõige olulisem prioriteet ära teha on. Esiteks, lõika enda vetsikult suured projektid juppideks, julgelt. Kui ma tahtsin siin vlogi teha, aasta aega ma siin midagi nokitsesin, aga oleks ma kohe pannud kalendrisse endale, davai nüüd vaja esimene osa ära filmida. Ma kujutan ette, ma oleks suutnud ennast sellest välja rääkida. Ja teiseks, ajablokid. Jaga enda päev konkreetseteks ajablokideks. Siis sa tead, mida sa parasjagu teed, mis sul tulemas on ja sa saad kindel olla, et olulised asjad on sul kalendris ja saavad tehtud. Kui sul on ülesanded piisavalt pulkadeks löödud ja sa tead täpselt, millal sa mida teed, siis sul ei olegi, millest stress saaks tekkida. Hommikul ma niikuinii tean, ma kalendrisse vaatan, nüüd ma näen, okei, ajablokid paigas, aga kellega ma täna nüüd kohtun, mis mul täna konkreetsed ülesanded on. Vahest tead nüüd vaja ülesanded väiksemaks jupitada. Mul oli kalendris ülesanne, kuidas telekanalitega koostööd teha. Telesse pääsemine, mis ülesanne see on. Siis ma sealt sain väiksema jupi tänaseks, küsin tuttavatelt, kellega ma peaksin rääkima, et teada anda. Ma olen valmis kinnisvaraalaselt võib-olla mingeid kommentaare jagama või midagi meelelauduslikku tegema, mis iganes. Ma saan hommikul nüüd ka ette valmistada. Kui mul kohtumine ongi, okei, mida ma pean küsima? Kuidas ma tahan, et teine inimene ennast tunneks seal kohtumisel? Mis on reaalne sisu, milleks ma pean ise ette valmistatud olema ja nii edasi. Kui ma tean, mida ma teen ja ma tean, et see ülesanne on lebo, sellepärast, et ma olengi mingi pisikese jupi sealt võtnud, siis ma paugutangi läbi terve päeva. Versus, et iga päev tuleb, kuidas juhtub. Nii et mõtle läbi, mida sa enda ajaga teed. Ülesande on meil kõigil, nii et tapab. Kuidas sealt saada kõige olulisemad asjad, kõige olulisemad plokid endale kalendrisse ja asjad ka tehtud saaksid. See on küsimus. Kõigil meist on 24 tundi. Kui sa lähed magama, siis käib reset, sul on jälle uus päev kasutada, kuni üks päev enam ei ole. Nii et kasuta enda aega targalt.